Ja teeme ühe väikse vestlusringi. Palun Ingrid siia kuhugi istuma. Eve Kai. Siis Anneli Virks jälle. Reet Romet. Siin, jah. Janek, palun tule siia. Maivi Parv. Kati Kõrve, Agris Koppel. Siin. Kuskil siin taevas on meil Maivi Parv. On meil üle veebi siis nähtav. Nii, kas kõik sai? Ja ongi. Tere, kas olete kuuldel ja meie kuuleme teid ka? Näen, Maivi on sillad. Ei ole kuulda. Ja tere minu poolt ka. Ja, väga tore. No, selle vestlusringi selline mõte on selles, et veidi täpsemalt rääkida, millisena teie näete Reumaliidu rolli praegu ja tulevikus. Ja Kati Kõrve on olnud Reumaliidu asutamise juures, et see esimene küsimus siis ongi, et miks te seda kõike tegite tollal ja mis teid ennast motiveeris? Et parandaksin selle vea ja ütleksin, et tegelikult ma ikkagi päris Reumaliidu asutamise juures ei olnud. Reumaliit asutati 8 aastat varem, kui mina sellest üldse kuulsin, aga liitusin ma siis Reumaliidu või Reumaliidu juhatusega kuskil aastal 98-99, siis kui Ida-Tallinna Keskhaiglas loodi reumatoloogia osakond, ja mina selle õendusjuhiks sattusin ja see motivatsioon tegelikult nii imelikult, kui see ei kõla, oli täiesti egoistlik. Ehk tulin ma kardioloogia valdkonnast ja ei teadnud reumatoloogiast, ei haigustest, ei patsientidest, ei patsientide probleemidest mitte midagi. Ja hetkel ma kahtlesin, et kas ma jõuan kõike seda, aga tekkis mul mõte, et kui ma koos patsientidega neid asju ajan, siis ma saan palju rohkem teada otse patsientidelt, mis on nende probleem, mis on nende mure ja kuidas ma neid aidata saan. Aitäh. Kadi Hinsalu aitab ka seda läbi viia. Nii. Tahtsin küsida Ingridilt seda, et kuidas on see Reumaliidu roll ajas muutunud, kas või selle ajaga, kui sina juhid seda? Ja mis on sinu jaoks nagu see põhiline, mis sind paneb seda liitu vedama? Algusaastatest ei saa ma vastata, et selles mõttes, et ma olen lugenud palju neid ajalooraamatuid, mida meil on koostatud, et meil on väga tubli olnud, keda kahjuks enam meie hulgas ei ole, oli Maire-Liis Hääl, kes siis oli selline, kes oli nagu see meie liidu mälu, võib öelda aastakümned, et tema on õnneks ka palju kirja pannud. Et siis, kui need samad asjad, mis tookord oli selle liikumise propageerimine, üldse selle olulisus, et patsienti kaasataks, tegelikult see ei ole ajas muutunud. Ja tema oli ka suunanud sellele, et oleks ka, ütleme, et patsiendi organisatsiooni võetaks tõsisemalt, siis tema tegi ka võrdselt esimesi strateegiaid koostas meie liidulegi samamoodi, et tookord oli patsiendiühendused ju vaikselt hakkasid arenema, et sellise õhina põhiselt on ju, et ega seal ei olnud nii suuri selliseid struktuure ja asju, et siis võib öeldagi, et kõige rohkem ongi ajas võib-olla selline see praktiline korraldus ja abi, et kuidas kellegini jõuda, on ju, et on neid kohalikud organisatsioonid ka, kes on oma tegevuses tegelikult iseseisvad ja meie roll on neid toetada. Et kui varem oli üks suur liit, siis hakkasidki aastatega tekkima juurde neid väikseid rakukesi ja keda siis meie nüüd siis juhendame teeme. Ja võib-olla ka seda, et patsientide see hääl on nagu tugevamaks järjest ajas läinud. Et nende kaasamine ja selline, aga mind ma ei teagi. Ma mõtlen, et mis see nagu on, et ma arvan, olen mõelnud, et mulle meeldib selline pidev areng ja nii palju huvitavat toimub sellega. Ja see on ka mulle see, et aidanud mulle endal paremini oma olukorraga hakkama saada, on see, et mis ma olen saanud liidult ja nende lähedaste tugi, nende teiste inimeste, võib-olla selline, kui nad mõistavad sind, nad toetavad sind ja teavad, et te tahate üheskoos midagi head ära teha.
Ma Kati käest veel küsiksin seda juurde ka, annan mikrofoni, et siin Ingrid ütles oma ettekandes, eks ju, et praegu on see infot ja seda teaduslike artikleid te tõlgite natuke lihtsamasse keelde. Et ma arvan, et mingi 22 aastat tagasi oli neid teadmisi veel vähem, kui praegu doktor Google meile välja pakub, eks ju, et kas see 22 aastat tagasi või siis, kui teie olite seal eesotsas ja seal tegev, et kas on rohkem nagu seda käehoidmist vaja või oli vaja teadmisi patsientidele edastada? Tegelikult, kui ma lisaksin, võib-olla vastaksin sellega, et ma seda eelmist küsimust veidi veel kommenteeriksin, et mis see põhiline vahe on. See põhiline vahe ongi praegu tähendab selles, et sel hetkel, kui Reumaliit loodi, alustas ju doktor Oivi Akre, kes oli arst, kes oli reumatoloog ja sel hetkel ka, kui mina olin juhatuses, väga palju oli ikkagi juhatuses tegev meedikuid. See oli selle aja märk, selles ei olnud selles mõttes midagi halba, eks ole, et sel hetkel oligi arstidel võimalus rohkem kontakte ja tõepoolest patsiente innustada. Patsiendid võib-olla ei pääsenudki nendele väliskontaktidele, ei teadnud, kuidas asi nagu käib, et põhiline, mis sel hetkel oligi, materjale ei olnud nagunii, sest doktor Google'it ei olnud üldse praktiliselt võimalik kasutada. Ja teine oli see just nimelt see patsientide julgustamine, kogunemine, need, kes võtaksid ja räägiksid iseenda eest. Sellepärast, et mingisugusel hetkel asi läks niisuguseks, nagu ta olema pidi, et patsiendi organisatsioonis räägivad enda eest põhiliselt patsiendid, nad ei räägi läbi tervishoiutöötajad teevad lihtsalt nagu koostööd. Et see on praegu väga-väga hästi ja väga toimib. Eve-Kai, kuidas on nende patsiendiorganisatsioonidega või selle sama Reumaliiduga siis, et kui palju nad on ebamugavad arstide liidule või kui palju on seda koostööd? Mõnes mõttes on see partnerlus, aga tegelikult teil on natuke võib-olla erinevad huvid ka või ei ole või? Oi, ei ole üldse midagi ebamugavat. Seda ei oska küll kuskilt välja tuua, et patsientide liidud on ikkagi väga suureks abiks meile ja heaks partneriks, et läbi aegade on nad aidanud meid ravi kättesaadavuse parandamisel. Praegusel hetkel see enam nii aktuaalne ei ole. Aga kui me räägime ükskõik millise haiguse ravist või ravisoovitustest, siis punkt 1 on patsiendi harimine. Et inimene saaks aru, mis haigust tal on, mida me ravime, miks me seda teeme. Ja kui me vaatame, et reumatoloogi vastuvõtul on aega 20 minutit ja kõigeks, siis kui palju jääb mul aega patsiendi harimiseks? Loomulikult, ma teen seda nii palju, kui ma jõuan, aga me teame, et osa infot läheb ühest kõrvast sisse, teisest välja, aga patsiendid aitavad meil siin väga palju. Et see on üks punkt. Teine punkt on see, et kui me saame selle ravimisega nagu ise hakkama, et meil on nüüd võimalused ja vahendid olemas, siis kõik see, mis Ingrid ka enne ütles, et kõik see muu sinna juurde kuulub. Ka toetus, ka kogemused ja see nii-öelda kogemusnõustamine moodsa sõnaga. Et minul oli niimoodi, et tee seda sina ka, et see on okei. Või see töökohtade kohandamine, et me ei jõua sellega tegeleda, aga see on oluline ja me teame, et see on oluline, et nad saavad sealt selle info. Ja Reumafoorum siin on nagu ehe näide, kõige sellisem silmapaistev või märgatavam näide meie koostööst. Mina tahaks veel lisada seda, et ma ütleks, et üks suuremaid muutusi ongi see, et võib-olla 30 aastat tagasi patsiendid arvasid, et arst tuleb ja ravib mind terveks. Et ma saan kohe, aga nüüd on see, et patsiendis teadlikkus, et oskab ise küsida, ta osaleb ravis, et see on see, mis tegelikult on muutunud ja meie roll ka. Tahtsin sama küsida doktor Anneli Virksilt kui perearstilt. Te näete paljude erinevate diagnoosidega patsiente ja kui te nüüd vaatate neid diagnoose ja patsientide ühinguid, siis kas teile torkab silma, millised patsientide ühingud on veel olemas, kuhu te saate patsientid nii-öelda suunata või siis Reumaliit või Reumafoorum on tõesti selline teistest esile kerkivam? Jah. Selles mõttes, et ega nagu väga neid teisi patsiendiliite ei ole, ma ei oska, jah.
ma tean, Reumafoorum aitab perearste selles mõttes, et teeb meid targemaks ja Reumaliitu me saame suunata siis patsiente, kes soovivad võib-olla sellist tuge, kogemusnõustamist, et kellel on võib-olla raskem oma diagnoosiga leppida, et sellisel juhul ma olen soovitanud ühendust võtta. Aga on muidugi ka patsiente, kes ei soovi üldse teada midagi, et nad tahavad selle haiguse kuidagi, nad ei taha sellega tegeleda, et nad ei ole valmis. Nad ei ole valmis, et nad sellega pikalt olema, vaid peaasi, et tehke mind terveks ja ärge rohkem mind sellesse pühendage. Nad ka ei taha nagu seda haigust enda omaks võtta. Ma räägin jälle enda kogemusest kui reumahaige, sest mina ei osale Reumaliitudes. Et sa nagu tahad, et see tuletatakse meelde kogu aeg, et sa oled reumahaige. Et selles mõttes kunagi mu reumatoloog ütles, et kas sa ei sooviks liituda, et aktiivne ja kõik nii, ja siis ma ütlesin ei, et mul on muu elu ka. ma ei ole selleks valmis, et ma pean tegelema selle haigusega, mida ma tahan nagu unustada ja panna üldse kuskile. Aga ma küsin, Reet Romet, sinu käest siis. Kas sina tahad unustada vahel, et on olemas mingi Reumaliit ja ma tahan elada oma elu? Ma ju tegelikult elangi oma elu ja Reumaliit on tegelikult minu mõistes see koht, kus siis tuleb see abistav käsi sellel hetkel, kui on vaja kellegiga natukene rääkida. Ehk et kõik need spetsiifiliste haigustega inimesed, kes me oleme erinevates gruppides, me ju peamegi iga päev elama oma tegelikku elu, eks. Ja vahel on siis sellised mäe juures ka orukesed ja siis, kui sa selles orus oled, siis sul on teada, et kuskil on üks abistav käsi, kelle juures saab võib-olla kogemusnõustamist või kelle juures on siis olemas inimesed, kes on sarnastes organisatsioonides teistes riikides. Ka see on tegelikult hästi suur abi Reumaliidu poolt, et luua neid sidemeid. Ja mitte ainult siis erinevates riikides, aga ka meil Eestis sees erinevate organisatsioonidega, kes kõik võib-olla tulevad siis mingil hetkel appi, kui sa seda vajad. Elu ongi tegelikult oma tavalise elu elamine üldjuhul. Meiega on liitunud ka Maivi Parv, Haigekassa juhatuse liige. Millist rolli teie patsiendiorganisatsioonides näete või võtame konkreetsemalt Reumaliidul siis, et kas te tahaksite nendega kokku saada näiteks regulaarselt kord kuus ja kannatate nende jutu ära või milline see koostöö peaks olema, mida te neilt ootate? No kindlasti see koostöö on täna juba olemas ja ma väga loodan, et see koostöö jätkub ja rääkides nüüd Reumaliidust, siis ma väga tunnustan ja kiidan, et te olete meile selline arvestatav koostööpartner ja teil on küll oma liikmeskond, aga tunnetame ka meie, et tegelikult ikkagi seisate kõikide reumahaigete vajaduste eest. Ja kui täna ka selle konverentsil või oma foorumite keskendute tänasele päevale ja tulevikule ja kui ma just ise mõtlesin selle peale, et seesama meie edasine koostöö, siis tõesti me näeme siin palju selliseid koostööpunkte, mida ma tooksin välja, on kohe see, et mis meil on üks olulisemaid tegevussuundadest just täna ja ka pikemas perspektiivis on ju see, et me tahame enam tähelepanu ikkagi inimesele pöörata. Ehk et siis tervishoiuteenus on kvaliteetne siis, kui ta on inimese keskne teenus
Ja mis muutust me siin täna vajame, just see patsiendi teekonnale enam tähelepanu, et kas sellel teekonnal on augud, kas need augud vajavad lappimist, kas see teekond vajab muutust ja siin ka see patsiendi kogemuse teada saamine. Ja meil on erinevaid raviteekonna projekte ju algatatud, on insulditeekond, endoproteesi teekond, vaimse terviste teekond, aga kui te tahate sellist koostööettepanekut tulevikku, siis miks mitte, et teeme ära mingi raviteekonna projekti siis ühel reuma haigusseisundil ja standardiseerime selle teekonna, piloteerime, muudame ja teeme siin midagi paremat. Aitäh, see on väga tore, et me saime juba ühe lubaduse kõikide kuuldes ja mul on siit hea küsida ka teiselt riigi esindajalt Agris Kopperilt teise lubaduse kohta. Et kas võib loota või millal võiks olla reumaatiliste haiguste kirjeldus ka rahvastiku tervise arengukava osa? Tere minu poolt ka. Ma ei saa seda lubadust anda, sellepärast et rahvastiku tervise arengukava on selline üldraamistik ja mille sellel aastal Vabariigi Valitsus heaks kiitis, et millega me järgmisel 10 aastal tegelikult kogu rahvatervise ja eraldi tervishoiu suunda juhime. Ja võib-olla sealt on olulised märksõnad, mis on ka kõlanud täna juba siin ka foorumil, on tõesti inimkesksus printsiibina, et väga palju erinevaid aspekte sellest inimkesksusest, kuidas tegelikult Eesti inimest aidata, kui suur eesmärk on meil kõigil tervena elatud eluaastaid rohkem, siis inimkesksus, mis võib-olla varem oli väga selline patsiendikesksusega, võiks ajada segamini, aga nagu kuulsime ka, et nii reumatoloogidel kui ka perearstidel on mõningaid probleeme, et kuidas siis ikkagi patsient oma ravi saaks, kuidas ta paremini kvaliteetselt elada saaks, et tegelikult see inimkesksus ja teine on integreeritus. Ehk tegelikult meditsiin üksi ei saa inimese elukvaliteeti parandada ja nii nagu ka Haigekassa poolt mainitud raviteekonnad patsiendile täna on välja toonud selle põhiküsimuse, et ei ole ainult tervishoiutöötaja see, kes inimest saab aidata. Jah, me saame ravida, me saame diagnoosida võimalikult kiiresti ja õigesti, aga tegelikult inimese elu hõlmab väga palju teisi aspekte, mis ei ole otseselt nüüd sellest ravist otseselt raviga parandatavad, vaid ta vajab ka tuge teistelt spetsialistidelt ja teistest valdkondadest, nii tööelus, sotsiaalvaldkonnas kui ka hariduses. Nii et selline terviklik lähenemine. Mis on võib-olla kõige olulisem siis inimeste tervise haritus ja siin on ka kõlanud ja mida tegelikult Reumaliit ju oma patsientide suhtes on aastakümneid nüüd teinud, on see, et me riigi tasandil ka oleme terviseharituse ja inimeste ja siis kogukondade võimestamise eraldi fookusesse seadnud. Ma ei saa täna lubada, et jah, homme juba kohtume ja teeme, aga sellises kindlasti siin lähiaastate perspektiivis ja tegelikult ka tõesti 10 aasta pärast, ma loodan, et meil on patsiendiorganisatsioonid väga olulised partnerid kõigi tervishoiusüsteemi oluliste otsuste juures, alates kas või digitaalsest keskkonnast, patsiendiportaal, mis lähitulevikus muutub terviseportaaliks, palju parem tõenduspõhine info, kõik see on võimalik sealt kaudu teha, see on see, mida riik saab teha, nii et ja siin patsientide esindajate arvamus on juba planeerimisel ka arvesse võetud erinevates fookusgruppides. Nii et kindlasti järgmistel aastatel ma saan lubada, et nii Reumaliit kui ka paljud teised patsiendiorganisatsioonid tulevad meiega kaasa. Ingrid tahtis vist kommenteerida. Jaa, mina tahtsin, see on väga tore kuulda, et meid on kaasatud, aga mul tekkis ka nagu selline küsimus, et meil on, et öelge, kuidas nagu selles mõttes teie näete seda ka reumaatiliste haiguste nagu ennetamise poolt ja seda patsiendiharidus ja selle ka ressursse sinna suunamisega, sest õhinapõhiselt ei jõua ju väga kaugele. Et kas on näha ka mingid konkreetset, et meil oli osteoporoosi ennetusprojekt väga pikalt koos arstidega, mida ennem ei ole, et see oli väga edukas ju, et patsiendid said koolitusi, materjale, samal ajal oli haiglates toimus screening, on ju, kas on see, oli leitud haiged, et kas selle poolega ka on, et mingisugust lootust?
ma ei taha lootust ära võtta, aga hetkel riigieelarve tasandil nii-öelda seda eraldi rida nüüd veel ei ole, aga ma arvan, et sellises terviseharituse laiemas käsitluses ja tõenäoliselt ka koostöös Haigekassaga, võib-olla Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusametiga koostöös me leiame neid ressursse ka selleks, et siis tõesti suunata neid vahendeid ka läbi patsientide esindusorganisatsioonide. Aga hetkel nii-öelda seda eraldi eelarverida kindlasti Sotsiaalministeeriumi eelarvus ei ole sellel aastal, kindlasti ka järgmisel aastal, aga edasi juba on tõesti planeerimise ja rääkimise küsimus. Ma täpsustan, et kas neid tegevuskavasid selle rahvastiku tervise arengukava elluviimiseks, et nagu kunagi lubati, et tegevuskavad tulevad konkreetselt, et siis on ka need tegevused sisse planeeritud sellised strateegilised partnerlusena. Kas selliseid on ka nagu praegu tulemas, sest et ma olen jälginud, et on ainult krooniliste haiguste huvikaitse, aga just nagu sellised ennetustegevused, infotegevused juurde? Ja psüühikahäiretega inimeste huvikaitse tulenes just eelkõige meie tänastest vaimse tervise fookusesse tõusmisest ja kuna oli näha, et nende inimeste huvikaitse on tõesti täna võib-olla kõige nõrgem, et siis sai ka sealt veidi vahendeid suunatud läbi hasartmängumaksu vahendite ja edaspidi need tegevuskavad, mida me siis täpsemalt planeeriks ja koos patsiendi esindusorganisatsioonidega oleks juba tõesti meie koos ühine arutelu järgmiste aastate jooksul. Et täna näiteks me soovime kindlasti üks asi on terviseportaali parandamine, et see oleks kõigile inimestele kasutatav, seal on vajalik info inimestele päriselt, eks ole, et täna, kes digilugu on kasutanud, see on selline väga tehnokraatlik ja sealt inimesele endale väga palju abi ei ole. Et see pool ja siis tegelikult tõesti need terviseharituse võib-olla tõenduspõhised meetmed ja protsessid, milles siis on roll ka patsiendi esindusorganisatsioonidel, et me seda kindlasti teeme. Maivi Parv, te tahtsite just kommenteerida veel lisaks? Jaa, ma tahtsin hästi kiiresti lisada, et tegelikult me oleme täitsa sellele juba täna mõtlemas, et väga õige küsimus Ingriti poolt, see sama haiguste ennetus ja siin ka reumahaige puhul, et meil on täna töös eriõe piloot, mis tähendab seda, et meil on süsteemis sellise eriväljaõppega saanud õed ja täna me piloteerime seda eriõe rolli ja meil on konkreetselt olemas ka üks raviasutus, kes piloteerib just seda eriõe rolli ülesandeid just ka reumatoloogia erialal. Ja et ma usun, et me saame ka siit seda sisendit edendusse, ennetusse, patsientide tegelusse juba varsti. Aitäh! Maivi Parv, ma tahtsin veel seda küsida. Vahel räägitakse, et maailmas on kuskil mingid imeravimid, mida Eestis Haigekassa ei rahasta. Kas reumaatiliste haiguste ravimiseks on ootel ka teie juures mingisugused imeravimid, mida mujal maailmas kasutatakse, aga Eesti Haigekassa veel ei ole rahastada võtnud? Kindlasti on ootel mingeid ravimeid, mille puhul me võib-olla oleme toppanud jälle sellistesse hinnaläbirääkimistesse, sest väga oluline on saada õige hind. Aga kas seal on nüüd konkreetselt reumahaigetele, seda ma ei oska vastata, aga kindlasti vahepeal ootab ka mõni ravim reumahaigetele siis selles listis, et teda lisada meie loetel. Aitäh! No Janek Kapper, sinu käest on hea küsida, et kuidas patsientide esindajad võiksid, ma ei tea, siis selle teadus- ja arendustöödesse kaasatud olla või on sul häid praktikaid, et öelda, et mina patsiendina tean, et asjad võiksid areneda nii ja mujal maailmas tehakse seda asja? Kõigepealt ma tänan kutse eest ja õnnitlen Reumaliitu tähtsa sündmuse eest puhul. Jah, ega see patsiendi esindaja ja teadustöö ja kõik need projektid on selline trikiga küsimus, et ega siis enamus patsiendi esindajad teeb seda tööd missioonitundest. Ehk siis ta teeb seda oma päris töö ja pere arvelt. Ja kui nüüd isegi tagasi tulla eelnevate kommentaaride juurde, siis riik tahab meid näha nagu partnerina, võrdväärse partnerina. Aga me saame seda ikkagi teha siis, kui me oleme samal tasemel ka kõikides muudes tingimustes. Seda materjali on meeletult palju, mida peab läbi töötama, et üldse mingit tagasisidet anda. Et seda võiks alati võtta arvesse ja mõelda, et kuidas siis see patsiendi esindaja on kaasatud, kas ta on lihtsalt linnukese eest või ta on ikkagi päriselt panustabki sinna. Ja see panus on
vääriliselt siis hinnatud. Aga teadustööde puhul ma võin tuua ühe näite, et näiteks meie oleme ka oma seltsiga Euroopa eelkõige seltsidega ühenduses ja teeme koostööd ja sealtpoolt on tulnud selline algatus nagu kliiniliste uuringute saadik. Et see on selline mõte, kus iga patsiendi seltsi juures on üks patsiendi esindaja, kes on läbinud koolituse ja suudab, kui nüüd keegi, ma ei nimetaks siis patsient, aga siis inimene, kes pöördub patsiendi seltsi poole ja tahaks teada rohkem, et kas üldse on mingisugust ravimiuuringut Eestis näiteks käimas, sest paljudel juhtudel on nii, et see ravim on näiteks ootel või ongi viimases ravimiuuringus ja see on tema jaoks viimane õlekõrs. Aga Eestis on niivõrd vähe neid patsiente, et võib-olla üldse ei tehtagi meil seda. Et siis on alati võimalik läbi selle patsiendi seltsi esindaja leida üles näiteks kas või see samane ravimifirma, kes seda teeb ja küsida otse, et kas on võimalik kaasata seda ühte inimest näiteks Soomes, Helsingis, mis on ju ajaliselt lühem maa minna kui Tartusse. Et see on nüüd pilootprojekt ja sellega on liitud hetkel vist 9 seltsi, et kindlasti tasuks kõigil mõelda ja kaasa tulla. Sest see on üks selline tänuväärne asi, mis aitab ju kõiki patsiente tulevikus. Ingrid, kuidas sa Reumaliidus näed seda rolli? No selles mõttes, et ma arvan, et meil on palju võimekaid inimesi, kes saaksid ka kaasa lüüa ja tahaksid teha, et selles mõttes, et siin algatustes juba tuleb kohe Janek jutu peale mõte, et mis päeval me võiksime kohtuda ja lähemalt sellest rääkida, on. Et selles mõttes ongi nagu need huvitatud inimesed kokku koguda, et patsient sa oled, aga sul on ju teine tegelikult amet ka, mida sa teed ja mida sa saad ja iga ühte tõmbab erinev info ja kui me suudame nagu koos liita need ja teadmised ka, et siis me võime päris palju teha patsientide heaks. Agris Koper. Ja väga õiged mõtted ja kui me näeme siin ka, et on Reumaliit, on põletikulise soolehaiguste selts, on diabeediühing, väga palju erinevate haiguste esindusorganisatsioone on. Et kui puuetega inimeste puhul hetkel on võib-olla teatud selline katusorganisatsioon olemas, et siis tõesti ma arvan, et üks võib-olla selline algus läbirääkimise arutelusid, kust alustada, on see, et kuidas ühiselt püüda esindada siis patsiente ja erinevate haiguste esindusorganisatsioone, et see on hästi, et ei ole nii, et riik siis teeb lepingu iga seltsiga, eks ole, ja mõni tuhat või 10 000 eurot aastas, eks ole, kuskile määratakse, et see selline 100 erinevad seltsid, et lihtsalt see mõte, et sellest võiksime võib-olla alustada. Aitäh! Võtaks võib-olla lõpetuseks ka hoopis sellise küsimuse, et Reet, kui sa iga päev tegeled patsiendiorganisatsioonis oma liikmetega või siis uute arglike helistajatega, et kuidas see töö nagu päriselt välja näeb, mida sa iga päev teed ja mida nad tahavad oma patsiendiorganisatsioonilt? Päriselt näeb see tegelikult välja nii, et pärast seda, kui ma siis olen oma 8-tunnise või vahel 10-tunnise või vahel 12-tunnise tööpäeva lõpetanud, lähen koju, söön, natukene puhkan, siis võtan lahti arvuti ja siis ma teen veel natukene tööd selles suunas, et keegi on kirjutanud, uus liige on tahtnud meie gruppi tulla, tal on kõhklused, tal on kahtlused, tal ei ole arsti, siis me räägime, võib-olla ütleme, et pühendame 15 minutit, aga tegelikult läheb see tunniks ajaks ja veel sellest jääb vähe. Seda küll ei ole küll iga päev, aga seda on päris tihti. Ja ma tahakski nagu loota, et tulevikus selline õhinapõhine konsulteerimine ja inimeste abistamine, et see ka kuidagi ikkagi riigi poolt nagu tähelepanu saaks. Et ma ei tea, kui kaua need inimesed, kellel kõigil on tegelikult endal mingisugune looduse poolt antud erisus kaasas, jaksavad ja jõuavad seda teha. Muidugi kindlasti tekivad uued ja noored ja tulevad asemele,
uued noored ja naiivsed, aga Ja et see klubiline tegevus võiks olla natukene nagu konkreetsema finantseerimisega ja teab ka, et võib-olla võiks see töö toimuda kella 9-st 5-ni põhiliselt, eks ju, et oleks kätte saada. Ma siiralt loodan, et see kunagi niimoodi saab olema, ma siiralt loodan, et meil on ka võib-olla mingisugune riiklikus ametis keegi inimene, kes tegelikult ka teab, mida need patsiendi organisatsioonid teevad, eks ju, et ma väga loodan, et sinna see elu läheb. Janek, kuidas sa seda kommenteerid? Tegelikult ma arvan, et see idee, mis ennem välja tuli, et me võiks ennast koondada ühe sellise ümarlaua juurde, et see mitte ei puuduta ainult patsiendiorganisatsioone, et see on läbi käinud siin ka mõnes teises töögrupis, kus tegelikult riigiametnikud ise ka ei tea, kes neil millises töögrupis või millise välisseltsiga teeb ja mis koolitustel või üritustel käib, et tihti on see, et lähed patsiendi esindajale kuskile kohale ja siis avastad, Eestist on siin veel keegi, eks ole, aga me oleks võinud ju juba ennem kokku saada, juba koos läbi arutada, et mis see meie ühine sõnum on ja võimendada seda, sest me tegelikult ju mõlemad töötame ju ikkagi patsiendi jaoks ja ühe sama eesmärgi saavutamiseks oleme me siis 2 häält nagu 1. Aga kui me alles seal koha peal avastame, siis me oleme ikkagi 1 hääl ja suht vaikne hääl seal. Et selles mõttes see koostöö ja see kaardistamine ja teadmine, et näiteks Reumaliidu esindaja on kuskilt selles töögrupis, annab palju kaasa, et me saame talle anda ju siit kaasa oma mõtteid ja just see samane kas või see kaasatus, et me kaasame näiteks oma üritustele teise seltsi esindaja, nii nagu ka täna tuli välja, eks ole, see e-konsultatsiooni puudused, olles ise UPTISe töörühmas, siis kindlasti ma võtan selle teema üles ja panen lauale, sest võib-olla seal sellest vaatest ei ole esindajat. Ongi see samane Meditech või see firma nimi oli, et on tema vaade, aga juba täna ju ka perearstid ei ole päris rahul selle vaatega ja nad ongi monopolis. Aga see sama ongi see, et kui see patsiendi esindaja on teadlik nendest murekohtadest, ta saab ise tõstatada veel lisaks selle üles, öelda, et kuulge, et kui juba arstivaade ei ole piisav, siis kuidas me saame nagu ravida, kui see arst raiskab aega, et leida need õiged uuringu tulemused sealt ülesse. Enne lõunapausi, kui sa Reet annaksid Katile mikrofoni, ma küsin inimese käest, kes on olnud alguse juures ja pikalt ja pannud oma päevi ja öid sellesse organisatsiooni. Kui me tuleme 40. sünnipäeval siia kokku, et milline on siis Reumaliit siin unistustes 10 aasta pärast? Reumaliit tegelikult on praegu niisugune, et ei oskagi väga suurelt enam edasi unistada, kuna ka alguses oli väga palju unistamise teemasid, aga hetkel praegu mulle ka tundub, et kõik siin said aru, et Reumaliit on üks tugevamaid organisatsioone, et kindlasti veel tugevam võib siis võib-olla rohkem rääkida nendest saavutustest, nendest koostöödest ja kokkulepetest riiklikul tasandil, et tõepoolest tekivad need ennetusprogramme rohkem, et tuleks rohkem riiklikku abi, sellepärast et tõepoolest kõik need, kes nendes organisatsioonides töötavad, niisugustes teevad seda tööd nagu oma hingejõuga ja oma töö kõrvalt ja võib-olla lihtsalt ma tahaksin lisada, kuna ma juba mikrofoni kätte sain, siis ma tahaksin tänada, et see eriõe teema tõusis siin üles, et kuigi reumaõendus ei kuulu praegu Haigekassa poolt nende piloteeritavate erialade hulka, ma lihtsalt tahtsin öelda, et tegelikkuses on meie hulgas päris palju neid, kes on pädevad, kes vastavad kõikidele kriteeriumitele ja ka oleme me juba iseseisvalt ühe meie õeõppetöö protsessis reumaõe rolli paika pannud päris teadustööna, päris arvestatavana ja loodan, et see läheb suhteliselt varsti käima, et hetkel ma küll ei küsi, sest keegi ei oska seda lubadust ilmselt anda, kattete lubadused jälle võivad viia mütside söömiseni, aga ma tahan öelda seda, et ka sellest projektist tuleks tõesti, et see ei ole nagu ühelgi erialal õdede nagu niisugune
kasuks, see kasu oodatav on ikkagi patsiendi jaoks. Et loodan, et saame ka sellega anda oma panuse veel rohkem ja loodame, et see kuidagi moodi ka 10 aasta pärast välja tuleb koos kõikidele teistele koostöödele ja riiklikele ettevõtmistele lisaks. Aitäh, Kati Kõrve, aitäh vestlusringis osalejatele. Mina tahaksin ainult lisada ühe hea asja kõigile, et kutsun üks praktiline asi, kutsun kõik teise ossa, kus meil on Räägime eneseabi ja enesejuhtimise programmist, mida me tahame juurutada. Siin on ka ametnikele, mida me võiksime koos Eestis teha, et kõik oleks hästi. Teeme nii, me teeme nüüd veidi pikema pausi, aitäh Maivi Parv meiega liitumast Zoomis ja aitäh kõikidele, kes on meid ka veebis vaatanud, me koguneme taas kell 1 siin majas, aga teeme nüüd lõunapausi, et tutvuda ka näitustega, süüa ja koguneda siis 2 saalis, arstid on oodatud saali number 2 ja kõik terviseedendajad, teised ja tervisespetsialistid ja patsiendid jätkavad tööd siin samas saalis number 1. Aitäh praegu!